See on lastele mõeldud elektroonikakomplekt Little Bits Premium Kit. Siia väikese karbi sisse on peidetud 14 elektroonikamoodulit, aga samal ajal on see terve mänguasja tehas. Kaasa tulevas juhendis on 10 head mänguideed, aga nende 4 erinevat värvi elektroonikamooduli abil, mis käivad siis väga lihtsalt ja loogiliselt kokku alati õigesti ja magnetite abil, saa sa ehitada mida iganes. Vaatame nüüd siis lähemalt, mida erinevad moodulid teevad. Vaatame nüüd lähemalt siia karbi sisse. Siin on 4 sorti vidinaid. Sinised, rohelised, oranžid ja lillad. Kui sa oled natukene programmeerinud, siis käib nende vidinate kokkuühendamine täpselt samamoodi nagu programmi moodulitel. Nad peavad olema õiges järjekorras, et sinu elektroonikaseade tööle hakkaks. Alustame sinisest. Sinine on energia ja sellega saavad alguse kõik sinu projektid, sellepärast et ilma toiteta ehk siis energiata ei saa ju ükski seade töötada. Nii, meie toide on nüüd valmis ja näete, siin on on-off lüliti. Ja see toide siis saabki energiat sellest samast patareist. Vaatame, mida teevad rohelised asjad. Roheline on väljund, ehk siis väljund moodul teeb alati midagi. Ja alustame LED-lampidest, need on 2 tükki, need kutsutakse pikkadest LED-ideks. Näete, siin on alati selle ploki peale kirjutatud, millega on tegemist. Ja kui me nüüd räägime kokku ühendamisest, siis kokku ühendada ei ole võimalik valesti, sellepärast, et kui te üritate valesti panna, siis magnetid lükkavad üksteist eemale ja see moodul ei lähegi kokku. Nii, ühendasime lambi ja vaatame, kas lamp töötab. Töötab, väga hea. Vaatame, mida me saame siia veel juurde ühendada. Ühendame näiteks mootori, meil on olemas siin üks servomootor ja tema oskab siis võnkuda edasi-tagasi ja tal on olemas ka teised vidinad, millega saab muuta teda siis teistsuguseks mootoriks. Ja jällegi vaatame, et ta läheks õieti. Näete, siin on ploki nimi ja paneme ta siia külge. Niimoodi paneme käima. Näete, mootor töötab edasi-tagasi. Kui me tahaksime teda ringi käima panna, siis siin plaadi peal on imepisike lüliti, mis siis edasi-tagasi liikumisest paneb ta teise liikumisse. Niimoodi, vaatame, mis me veel leiame. Kusagil peaks olema vibratsioonimootor. See on vibratsioonimootor ja siin on selline trukk ja siia truki vahele me saame siis panna igasuguseid asju, näiteks paberit või midagi, mis me tahame, et vibreeriks. Paneme ta jälle siia otsa, näete, õieti ja vaatame, mis hakkab juhtuma. No vibreerib küll. Ja viimane on siis, jah, näete õigesti, ventilaator, täitsa väge ventilaator ja paneme ta siis siia otsa ja ilmselt on aru saada, mida ventilaator peaks tegema. Ventilaator siis hakkab ringi käima. Nii. Sellega vaatasime nüüd ära kõik väljundid ja liigume edasi oranžide ehk juhtmete juurde. Ja juhtmeid on siis 2 sorti. Ühed on sellised pikendavad ja võtamegi näiteks ja paneme nüüd selle
ühe juhtme siis ventilaatori ja vibratsioonimootori vahele. Teeme selle lahti. Näete, siin on öeldud, et milline juhe peab minema väljumi poole, siia. Ja siin on öeldud, et ta peab minema siia sisendisse. Nii. Ja nüüd meil on tekitatud nende kahe osa vahele vahemaa, nii et kui me ehitame sellist spetsiifilist mänguasja, siis meil on hea teda paigutada. Vaatame, kas töötab, kõik töötab. Ja teine võimalus on siis kasutada harukarpi, harujuhet ja paneme selle näiteks siis siia toite järele ja paneme siia siis silmad, siis kahele poole. Näete, siia ja võtame teise. Nüüd on tegelikult LED-lambid, ma kutsun neid silmadeks, sellepärast, et mida sa nendega muud ikka teed kui silmasid. Nii, ja näete, ei saa valesti kokku panna, magnet ei luba, tuleb panna ta siis seda pidi. Nii, paneme käima. Mõlemad siis meil põlevad. Ja lähme nüüd sisendmoodulite juurde. Kõik sisendmoodulid on lillat värvi. Ja alustame timmerist, see on siis timmer, ja timmeri abil sa saad muuta näiteks siis valgusmooduli või siis mootori võimsust või siis vastavat heledust. Ja paigutame ta siis kohe siia lampide ja toite vahele. Nii. Läheb tugevamaks kõik. Nii, läheb nõrgemaks kõik. Väga hea. Kui me nüüd soovime, et see timmer mõjuks ainult lampidele ja ei mõjutaks mootoreid, siis teeme oma skeemi ümber ja paneme selle timmeri siis hoopis siia vahele. Ja paneme mõlemad lambid siia. Niimoodi. Ja näed, nüüd ongi näha, et timmer mõjutab ainult lampide tööd, samal ajal mootorite töö timmerist enam ei ole mõjutatud. Võtame järgmise asja. See on pulss sisend. Vaatame, kus ta meil asub. Mida teeb pulss? Pulss annab voolu edasi katkendlikult ja see siis tähendab seda, et selle abil me saame näiteks tuled vilkuma panna või mootori katkendlikult tööle panna. Ja siin kohas on selline väike kruvi, mille keeramisega, siin on siis sellised kruvikeerajad kaasas, me saame reguleerida selle pulseerimise kiirust. Et paneme ta siia vahele, paneme käima. Nii, praegu on näha, et see pulseerimine toimub kiiresti. Ja näed, nüüd ma keeran ja ta muutub siis aeglasemaks. Praegu on kõik aeglasem, kiiremini. Et selline väga lihtne reguleerimine siis selle plastikluvikeeraja abil. Ja võtame järgmisena helianduri, selline väike moodul.
ja paneme siis ta, kuhu vahele me paneme ta siia samasse vahele ja teeme siis tingimuse, et need lambid põlevad meil ainult siis, kui on kuulda heli. Ja siin täpselt samamoodi on see tundlikkuse andur, et vaatame, mis praegu juhtub, kui me käima paneme. No seda müra on meil igasugust. Võtame siit korraks mootorid ära. Mingisugust heli ei toimu, aga kui me nüüd hakkame kõvema häälega rääkima, siis näed, te panete tähele, et praegu selle heli peale siis need lambid hakkasid tööle. Heli ei ole, lambid jäävad vait. Väga põnev võimalus. Ja sellega ei ole kõik põnevad asjad lõppenud. Vaatame, mis meil edasi on. Võtame surveanduri. Surveandur siis annab seda tugevamalt, laseb seda tugevamalt energiat läbi, mida tugevamalt avaldada talle survet. Ja paneme ta siia näiteks enne mootorit ja loogika on siis selline, et mida tugevamalt me seda surveandurit vajutame, seda võimsamalt peaks siis mootor töötama, et kontrollime, kas see ka nii toimib. Väga põnev, toimib. Ja jäänud on meil siis veel üks asi, see on rullikuga lüliti ja tema toimib siis niimoodi, et kui ei ole vajutatud, siis ta laseb elektrit läbi ja kui on vajutatud, ei lase. Et paneme ta siis siia kusagile vahele. Kohe katsetame. Nii, kõik toimib meil. Ja kuna vibratsioonimootor ja tuulik asuvad siis, ehk siis ventilaator asuvad peale roller switchi, siis näete, nemad jäid praegugi seisma. Töötavad edasi. Jäävad seisma. Selline oligi lastele mõeldud elektroonikakomplekt Little Bits, mis muudab käsitöötunnid palju põnevamaks, sellepärast, et sa võid igale mänguasjale puhuda elu sisse ja muuta ta elektrooniliseks, imeliseks vidinaks. Lõbusat uudistamist!